Tere, mina olen Kaire. Olen siis Fontese juhatuse liige, juhtivkonsultant, partner ja olen Fonteses olnud hästi pikalt, ma isegi ei hakka ütlema, kui pikalt. Ja pean ütlema seda, et me ei ole kunagi Fonteses nii-öelda seda sotsiaalse kapitali terminit kasutanud. Jah, me oleme teinud koostööd, jah, me ehitame suhteid, võrgustikke, aga ma ei mäleta, et ma oleks kasutanud seda sõna, et nüüd keskendume sotsiaalsele kapitalile. Ja mina olen siis üks nendest küsitletavatest, et avan siin GDPR-i telgitagused ja saan öelda, et mina siis olin Hevelini nii-öelda intervjueeritav. Ja see oli, väga tänan selle võimaluse eest, oli väga sümpaatne kogemus, eriti mul, kes ma teen 700 intervjuud aastas ja umbes olen teinud 20 000 intervjuud elus vähemalt, et siis olla ka ise intervjueeritav. Aga veel rohkem ma olen tänulik selle eest, et Hevelin kutsus mind siia rääkima, sest see võimaldas mulle seda sotsiaalset kapitali, mida me Fontes tegelikult oleme 90. aastast ehitanud, nagu mõtestada ja nii-öelda sellist nagu vahekokkuvõtet teha. Ja ma siis paar sõna räägin Fontesest ka. Nii. Vaatame. Tähistame 35. juubelit. Et Fontes on siis üks vanematest ettevõtetest, aktsiaseltsidest, siis taas iseseisvunud Eestis. Ja oleme siis oma sellise juubelisõnumi sõnastanud nii, et 35 aastat sinu oluliste otsuste partner. Ja olen siia teile kirja pannud ka Fontese visiooni, et mille nimel me siis pingutame, et tahame luua selgust, positiivset talendikogemust läbi inimeste ja organisatsioonide ühisosa leidmise ja arendamise ja seisame talenti väärindava juhtimiskultuuri eest. Ja püüdleme meisterrikkuse poole, et tuua töömaailma positiivseid muutusi ja võimalusi. Ja läks tagasi. Nii. Ja mõned faktid ka Fontese kohta, et meil on täna 40 töötajat, nendest umbes 25 Eestis ja 15 Lätis, Leedus kokku. Aitame siis palgata umbes 100 pluss juhti ja spetsialisti aastas, sõltub natukene majandustsüklist, et millal neid on üle 100 ja millal neid on alla 100. Meie koolitustel osaleb umbes 1000 inimest aastas. Ja me oleme siis mentorluse teemaga tegelenud Fonteses 15 aastat ja nende 15 aasta jooksul siis viinud kokku 1400 mentorpaari ja koolitanud väga suure hulga juhte, mentorite, oskuste omandamiseks. Ja me oleme siis ka aastast, ma ei tea, 94 teinud Eestis palgauuringuid, meil on täna 300 000 inimese palgaandmeid Baltikumis ja meie palgauuringutes osaleb 1400 organisatsiooni. Ja meil on siis väga tore tõdeda, et oleme Ülemiste City rentnik olnud siis aastast 2008, 17 aastat, paigakiindumus ilmselgelt olemas ja tegelikult iga kord, kui meil see rendileping lõppema saab, me tegelikult ikkagi niimoodi teadlikult istume maha ja analüüsime, et kas siis nii-öelda liikuda edasi uutele pindadele või jääda Ülemistesse ja tegelikult ei ole me tõsiselt ikkagi nende aastate jooksul seda kolimist kaalunud, et oleme selle Ülemiste City keskkonna ja selle arenguga ikkagi ülimalt rahul. Ja olen siia ära toonud ka need teenused, millega siis Fontes tegeleb. Ehk olete mõnega neist ka kokku puutunud. Ja, et kui ma nüüd pidin siis ette valmistama tänaseks ja sotsiaalse kapitali sõna polnud ka niimoodi tööalaselt palju kasutanud, ja närvis ka natuke ikkagi sellel teemal, siis küsisin oma abikaasa käest õhtul kodus, üleeile või võis olla, et abikaasa on mul selline kunstikultuuri ja filmi inimene ja küsisin,
et mis sina arvad, mis asi on sotsiaalne kapital? Ja tema vastas poole sekundiga, suhete loomine ja hoidmine, et need ühel hetkel rahaks teha. Ja ta muidu on selline ülimalt nagu selline, kuidas ma ütlen, väärtuspõhine ja eetiline ja moraalne ja suured ideed ja selline ütleme nagu väga kultuurne inimene, et siis ma olin isegi nagu üllatunud tema sellisest vaatest. Aga eks siis vaatab, kuhu ma selle jutuga jõuan, et kas jõuan sama tõdemuseni täna või siis mitte. Aga esindan siis, eks ju, sellist ettevõtte vaadet ja käin selle sotsiaalse kapitali temaatika teiega koos läbi sellise 4 suurema teema, tiim ja organisatsioon, võrgustikud, kliendisuhted ja tugeva sotsiaalse kapitaliga kaasnevad kasud ja varjukülged. Ja jumala eest, see on puhas praktikuvaade, et jah, ma olen Hevelini tööd lugenud ja selle ettevalmistuse käigus ikkagi ka artikleid lugenud, aga ikkagi tegelikult esindan siin ainult nagu nii-öelda enda seisukohta, enda kogemust, enda sellist ettevõtja praktilist vaadet. Need kvaliteedid on sotsiaalse kapitali nagu nurgakivid, ma arvan, et need kvaliteedid, väärtused, voorused esinevad hästi palju sotsiaalset kapitali käsitlevates teemades. Aga need usalduskoostöö suhted on olnud nagu Fontese DNA nagu selle loomisest peale, et need ei ole nagu midagi, mida oleks kuidagi tähtsalt sõnastanud, need lihtsalt on kogu aeg olemas olnud, et need on nagu Fontese DNA osa. Ja kui nüüd liikuda selle ühe temaatika juurde, tiimorganisatsioon, et siin on siis meie kogu tiim, Läti ja Leedu kolleegid ka tehtud selle aasta alguses, et tõesti sellised me oleme ja nii palju meid on ja oleme igati rõõmsad selle tiimi ja selle dünaamika üle. Nüüd, mis saab teha organisatsiooni siseselt, et sotsiaalne kapital nii-öelda kasvaks, tugevneks? Eelkõige on see siis kaasav ja kaasaegne juhtimine, ehk siis meil ikkagi töötajatega koos teeme strateegiat, olulised otsused arutame läbi, küsime arvamust ja ongi sellises väikses ettevõttes on seda ka väga lihtne ja loomulik teha. Oleme seda psühholoogilise turvalisuse teemat küll nagu sõnastanud, ehk siis, et inimesed tunneksid, et nad võivad nagu rääkida ka halbadest asjadest, et nad saaksid olla nemad ise, et nad ei peaks nii-öelda panema seda professionaali maski ette ja kuidagi enda väärtustega vastuollu minema. Väga oluline on meil see töötajate heaolu fookus. Näiteks juba aastast 2008 on meil selline näiteks vaimse tervise helpdesk, ehk siis ükskõik, mis on sul isikliku elu kriis, on sul tööalane kriis, sa saad kohe, meil on seal selline nagu 4 psühholoogi, kellega meil on lepingud, et sa saad kohe psühholoogi juurde minna. Ja mina isiklikult olen seda kasutanud, mul tõesti oli selline täiesti ootamata eraeluline kriis. Eks see täna juhtus, ma homme sain juba rääkida psühholoogiga, siin oli 2 asja. Läksin kohe selle psühholoogi juurde ja läksin kohe joogatundi. Ma olin terve elu mõelnud, et joogaga võiks tegeleda, aga siis tuli see kriis ja järgmine päev ma olin nagu joogatunnis. Et tegelikult nagu see, et sul on nagu nii-öelda selline võimalus olemas kiirelt abi saada, et seda tegelikult töötajad ka hindavad ja kasutavad ja sa töötajana ei pea kuskil ennast kirja panema, sa ei pea oma juhile ütlema, mis teemaga sa lähed, et see on sul alati nii-öelda loomulikul viisil olemas. Loomulikult ühisüritused, meil on siis mingid kindlad traditsioonid, alati Fontse sünnipäeva tähistama, alati on aastalõpupidu ja suvepäev, aga siis sinna vahel on ka sellised nagu spontaansed üritused, sellised nagu Fontes Flow üritused. Mul tekkis täna idee, tahaks teha kinoõhtu. Meil on väga head ruumid selle kinoõhtu tegemiseks. Kutsusin külla siis sellise ühe PÖFFi programmijuhi. Tema siis tegi sellise filmi tutvustuse pärast arutelu, väga nagu tore üritus oli. Kes käis kuskil reisil, tahab teha nagu, ma ei tea, Lõuna-Aafrika turneest ülevaate, palun Fontes Flow raames saab seda teha.
noh, ilmselgelt sellised tiimiülesed kliendiprojektid, et tiimid ei jääks nagu väga nagu nii-öelda enesekeskseks, vaid ikkagi neid üleseid projekte oleks, et see kindlasti aitab. Meil on onboarding buddy programm, ehk siis kui tuleb uus töötaja, tal on nagu juhendaja, aga tal on ka selline kaaslane, kes teda sotsialiseerib. Et korraldab, et ta saaks kõigiga lõunale käia ja et ta teaks, kus asjad on ja nii-öelda hoolitseb tema sotsialiseerumise eest. Kaasame lahkunud, kes Fontesest on nii-öelda edasi liikunud, kaasame neid inimesi koolitusprojektidesse ja kliendiprojektidesse. Ja selline nagu pro bono tööd ka nagu tunnustame ja väärtustame. Et iga töötaja võib teha nii seda vabatahtlikku tööd nagu Fontesest väljas teatud päevade ulatuses ja siis ka pro bono tööd siis nagu Fontese koostööpartneritele. Ja ilmselgelt selline teadmiste jagamine, mis väga kihvt asi on veel kovisioonid, et kindlasti kui te oma ettevõtetes seda veel ei kasuta, siis üli hea meetod ja et noh, on sul mingi probleem, näiteks mingi kliendi probleem, sa kutsud oma 5 kolleegi kokku, no seal on oma metoodika, kuidas seda kovisiooni juhitakse ja siis sa saad selle 5 inimese sisendi selleks, et selle lahenduseni ise jõuda, et väga võimas vahend. Nüüd see võrgustike loomise teema. No selle üle ma olen eriti tänulik Evelin, et tegelikult jälle nagu, kui ma hakkasin nagu ajalooliselt mõtlema, mida me oleme teinud ja kuhu me sellele oleme jõudnud, et jällegi tohutult tänulikkust esile kutsuv lugu. Et 90. ma ei tea, kas siin on üldse kedagi, kes seda aega mäletab, aga ei olnud internetti, eks ju. Ja siis Fontes loodigi 90 ja umbes 92, siis Tõnis Arrol, Fontese asutajal, oli see mõte, et me peame tegema sihtotsingu andmebaasi. Ja see sihtotsingu andmebaas oli põhimõtteliselt seda, et inimesed täitsid paberil ankeedid, eks ju, seal Hoiupanga, Hansapanga kontorites ja ma ei tea, seal Baltika poodides. Ja siis need ankeedid jõudsid meile ja siis meil oli selline accessipõhine infosüsteem, me sisestasime need sinna sisse ja siis meil oli selline sihtotsingu andmebaas. Aga noh, see ongi, et me ei hakanud seda nagu üksi tegema, vaid me kaasasime ka Hoiupanga, Hansapanga, Baltika ja Tallexi, kes olid tol ajal ikkagi sellised kõige eesrindlikumad ettevõtted. Ja sellest tegelikult ongi, nagu sai alguse kogu see sihtotsingu metoodika Eestis, eks ju. Nii aasta 92. Tõnis Arro sai aru, et Eestis oleks vaja ikkagi need personaliinimesed kokku tuua. Personalijuhi ametikohta tol hetkel üldse ei olnud, oli see kaadriosakonna juhataja ja kõik nii edasi. Ja Tõnis Arro eestvedamise siis loodi personali juhtimise ühing, kus me mõistagi siiamaani oleme liikmed. Koostöö Heateo sihtasutusega aasta 2006. Seal oli siis esimene nende selline suurem projekt oli, Artur Taevere juhtis seda siis, suurem projekt oli neil siis esimene see Noored kooli projekt. Ja nad kutsusid meid kaasa nii-öelda seda õpetajate nii-öelda konkursi läbi viima, uute õpetajate konkursi läbi viima ja nagu seda hindamist tegema. Ja tegime seda pro bono ja tegelikult siis aastast 2006, varsti 20 aastat, oleme me Heateo sihtasutust igal aastal toetanud rahaliselt ja iga aasta vähemalt 200 tundi pro bono nii-öelda toetanud neid erinevate algatustega. Ja tõesti see rahaline on ikkagi väike professionaalsete teenuste ettevõte, et ega see rahaline panustamine ei ole olnud ka lihtne nendel kriisiaastatel, eks ju, ma ei tea, kui su kogu käive ära kukub siin COVID ajal, aga me oleme seal nagu selge valiku teinud, et me oleme kõiki neid toetusi jätkanud. Kui me räägime pärast, kui ma jõuan nende kasudeni, siis ma võib-olla räägin ka, et mis siis sellest Heateoga sihtasutuse koostööst nagu äriliselt on kasu tekkinud, et kui me nendega koostööd alustasime, siis kindlasti me ei mõelnud, et me nüüd hakkame 3. sektori äri kasvatama, vaid me lihtsalt läbi Fontese kogu aeg nagu oleme tahtnud teha õiget asja, oleme tahtnud, et valdkond areneks ja oleme oma õla alla pannud nendele asjadele, mis meie hinnangul loovad väärtust. Ja see kõik mõistagi on seda sotsiaalset kapitali kasvatanud.
Siis, nagu ma ütlesin, selle mentorite võrgustikuga oleme teinud 15 aastat tööd või 17 aastat olen täpsem. Meil on täna mentorite võrgustikus 2000 juhti, kes on meie koolituse läbinud, keda me saame siis ka välja pakkuda, kui kellelgi on mentorit vaja, me teeme erinevaid mentoripäevi, koolitusampse, meil on mentorite alumni loodud. Ja meil on tõesti nagu selline võrgustik, kelle poole sa võid iga kell pöörduda, kutsuda teda kas koolitama või kuskile esinema või kuulab, meil nüüd on vaja turunduses sinu nägu, et ole hea, tee sotsiaalmeedias üks postitus. Ja seda kõik on väga lihtne teha, sest see on nagu see usaldus ja koostöö ja see panus seal all, nii-öelda see usalduskrediit või usaldusvaru on nii suur. Siis 2010 asutasime Teenusmajanduse koja, oleme siiani liikmed, oleme Kestliku ettevõtluse liidu liikmed. Karjäärinõustamine on ka nagu nii-öelda üks meie nagu teemavaldkond, siis oleme ka karjäärinõustajate sellist nagu võrgustikku loonud. Oleme HR seltsi liikmed ja ka Ülemiste City HR võrgustiku liikmed. Ja siis nüüd ütleme heaolu temaatika on meil selline nagu suhteliselt uus temaatika, et nüüd teeme ka selliseid heaolu saadikute programme ja sealt hakkab ka väike selline nagu võrgustik välja kujunema. Et ühesõnaga see võib-olla see võrgustike teema, mis meil on kuidagi olnud nagu selline nagu loomulik teekond, et siis selle sotsiaalse kapitali kontekstis on siis võib-olla see kõige rohkem nagu kõige suurem tükk, mida ma täna tahan teile nii-öelda jagada. Kliendisuhted on selline võib-olla nagu professionaalsetes teenuste ettevõtted sa ilma usalduseta eriti kaugele ei jõua, et nagu see usaldusväärsus, professionaalsus, head suhted, see kõik on meie valdkonna loomulik osa ja me oleme küll sõnastanud, et kliendisuhetes me sihime, et vähemalt 60% meie müügikäibest peaks tulema nii-öelda korduvklientidest, nii-öelda vanadest klientidest ja 40% uutest, et seda fookust me oleme hoidnud. Hästi töötavad kõik need loomulikud kontaktid, et keegi soovitab Fontest kellegile. Ilmselgelt, kui sul on see sotsiaalne kapital tugev, siis sul antakse andeks ka sinu vead, eksimused. Ja kui sul, mis ma nagu lihtsalt üks nii-öelda random näide, et näiteks COVID-i ajal, meil näiteks otsinguäris, lihtsalt nagu ühe kuuga kogu käive ja müük kukkus, mitte keegi, mitte midagi enam ei tellinud. Ja siis ongi, et kui sul on, mul näiteks Rocksoft oli seal kõrval ka Ülemiste City ettevõtte, läksin Tarvi, ütlesin Tarvi, mul ei ole üldse tööd, kas sul on kedagi vaja, et hakkame praegu otsima. Et mul ei ole piinlik nagu minna oma kliendi juurde ütelda, et mul on häda käes, et tule aita mind välja. Ja Tarvil oligi. et ongi, võib-olla ta ei mõtles, et praegu ei hakka otsima, aga ta nagu tuli kaasa selle mõttega. Et sellised võimalusi see kliendisuhte sotsiaalkapital loob. Ja mis siis on need kasud ja varjuküljed? Organisatsiooni siseselt kindlasti, kui see sotsiaalne kapitaliseeritus on, et siis see töötajate heaolu ja lojaalsus, eks ju, et sul on ikkagi, meil Fonteses, eks ju, mina olen väga kaua olnud ja meil on neid inimesi, kes on üle 20 aasta olnud palju, aga meil on ka neid inimesi, kes me palkame nagu noori, eks ju, nad võib-olla 3-4 aastat panustavad ja siis nad soovivad edasi liikuda kuskile in-house inimeseks, on täiesti nagu loomulik, et meil on siis nii-öelda nagu vanad olijad, kes hoiavad seda joont ja siis on nagu pidevalt ka selliseid uusi töötajaid, kes siis toovad seda värskust ja siis liiguvad edasi ja jäävad ikkagi meie nagu sellest mõttes nagu brändisaadikuteks ja headeks kolleegideks. Nii, äritulemused. Rääkisin sellest Heateo sihtasutusest. Olime ise ka üllatunud, kui aastal 2023 ja aastal 2024 panime oma klientide müügikäivete pingerea seinale ja mõlemal aastal oli Heateo sihtasutus teisel kohal oma müügiga. Et võib-olla seal Eesti Energia oli ees ja võib-olla ma ei tea, mis seal võis veel olla esimesel kohal.
aga ühesõnaga see nagu pro bono töö ja sisuline töö Heatöö Sihtasutusega on ikkagi viinud selliste nagu ühiskonna jaoks nagu ülitähtsate projektideni, mille eest oldakse valmis maksma. Ja loomulikult Heatöö Sihtasutus on ju kasvanud ja arenenud ja kaasanud raha ja teinud koostööd ka erinevate omavalitsustega. Ehk siis, et meil on 2 sellist nagu suurt projekti, mida me siis selle Heatöö Sihtasutusega koostöös oleme välja arendanud. Üks on nagu haridusmentorite programm, ehk siis, et me kõik saame aru, et Eesti haridus on oluline, me peame selle õla alla panna, me tahame, et juhtimine koolis oleks nagu parem, et kogu see koolijuhtide mentorprogramm, mida me oleme mitu aastat teinud, kus me koolitame koolijuhte, kus neil on nagu selline omavaheline koostöö, et see on nagu see programm, mille eest siis meile ka makstakse. Ja teine nagu hästi geniaalne idee, mis minu kolleegil Piret Jamnesel oli, et meil on siis nagu koolijuhtide praktikaprogramm, ehk siis suured ettevõtted võtavad koolijuhte enda juurde praktikale minu meelest 2 kuuks, näiteks ongi, ma ei tea, Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor läheb Wise'i juhi juurde nii-öelda praktikale, et näha, kuidas suurtes rahvusvahelistes kaasaegsetes ettevõtetes juhtimine käib ja siis pärast läheb oma kooli tagasi ja siis saab seal neid uusi ideid nagu rakendada, et kuidagi sellesse kooli juhtimisse tuua ka seda nagu värskust ja kaasaegsust ja uudsust juurde ja näiteks see projekt on ka see, mille eest meile makstakse ja et ühesõnaga, et tegelikult seal kolmanda sektor ongi ka ikkagi oluline nagu nüüd sihtgrupp, kust meie äri tuleb. Nii, võimendus. Ma olen vist oma ajast üle. Võimendus, et ongi see, et meil on Eestis 24 inimest. Meil on võib-olla nagu selliseid tippkoolitajaid 3. Nüüd, kui meil on vaja teha suurt programmi, meil on väga lihtne oma võrgustikus neid teisi koolitajaid kaasata. Meil on nendega nagu kogemus, nad teavad meie standardid, nad on juba meiega teinud, et sa saad nagu teha suuremaid projekte tänu sellele võimendusele. Või siis näiteks see turundus on ju, et sa saad teha ikkagi odavamat turundust tänu sellele, et sul on see võrgustik, kes ka sinu brändi nagu esindab ja sind nagu hea sõnaga nii-öelda väärindab. Tööandja bränd, et kui sul on tugev tööandja bränd, sul on nagu lihtsam inimesi kaasata, inimesi hoida, sinu töötajad, eks on sul ettevõtte saadikud. Kindlasti kõiki see võrgustik, kes tuleb nagu teadmine, nagu toetavad sellest organisatsiooni õppimisvõimet ja arengut, ilmselgelt nagu madalamad tehingukulud, kui sul on tugev usaldusvaru oma kliendiga, ta ütlebki, tee see projekt ära, sellise hinnaga seal ei lähe meil aega, et me hakkame üksi pulgi kõiki lepingupunkte ja riske läbi arutama. Ja see sama kehtib ka näiteks tarnijate puhul, et ongi Codeborniga, kes ka on siin Ülemiste City, Rentnik, tegime nagu IT-süsteemi projekti, meil ongi varasematest aegadest selline usaldusvaru, et me ei kuluta üldse aega nagu sellele bürokraatiale, vaid me läheme kohe asja juurde ja see on tegelikult tohutu kasu, sest mis professionaalset äri nagu ressurss ongi see nii-öelda need teadmised ja aeg, et kui me oma aja eest ei saa raha küsida, siis me ei saa palka maksta ja me ei saa ka riigimakse maksta, et selles mõttes meil on kõik see hästi nagu läbipaistev, et meie kogu tulu ikkagi tuleb sellest, millist teenust, millise ajaga me suudame pakkuda. Turunduskuludest rääkisid, ikkagi see kasu nagu panus ühiskonda, et kindlasti on Fonteses need inimesed, kes hoolivad Eestist, kes tahavad, et juhtimiskvaliteet tõuseks, kes tahaks, et haridusjuhtimine areneks edasi, et siis läbi nende võrgustike, läbi selle töö, nagu sa tõesti tunned, et sa lood väärtust ja see ka nagu töötajatele on hästi motiveeriv, et nad saavad nendes projektides osaleda ja oma nagu panus anda. Ja see sotsiaalne usaldusvaru, see Rocksofti võib-olla näide siia nagu sobibki, et kui on ikkagi häda käes, siis lähed ja küsid abi ja sind aidatakse. Ja varjuküljed jälle ise pidin välja mõtlema.
et sa sa ühesõnaga täna eriti pead ju tegema neid valikuid, eks ju, et kui sa tuled siia, siis sa järelikult ei tee midagi muud. Ja lihtsalt see oma aja ja energia jagamine, et näiteks ma mõtlen nüüd seda eelmist nädalat. Siin oli Ülemiste City päev, terve päev. Siis oli järgmine päev oli HR Seltsi konverents, terve päev. Siis reedel oli meil Figure'i nagu palgauuringu tutvustus pool päeva. Nii, ja see kõik on ülihead üritused, tahaks osaleda, jube kasulikud, aga mis sa siis jätad tegemata, on ju, kas sa klienditöö siis, kuhu sa selle paned, on ju. Et sa nagu pead neid valikuid tegema ja mis meie oleme ka nagu näinud, siin toon ka välja, et see läbipõlemise oht ja põhitegevuse eesmärgid võivad jääda tahaplaanile. Et meil oli üks hetk nagu, et meil oli nii palju töötajaid, kes tahtsid teha ainult neid pro bono asju. Aga me ei saa teha ainult pro bono asju, me peame palka maksma, eks ju. Et siis me pidime tõmbama joone, et nii palju pro bono tunde sa saad panna nagu kuus ja rohkem lihtsalt ei ole võimalik. Nüüd see bumerang tööandja brändigus, see on ka kindlasti ei ole mingisugune metoodiline termin. Aga meil näiteks oli nüüd koolituskoordinaatori konkurss selle aasta alguses ja meil kandideeris sinna vist umbes 150 inimest ja need olid hästi palju need suured personalijuhid või siis isegi suured juhid, kes olid meiega koostööd teinud, kes mõtlesid, et Fonteses oleks tore töötada, aga absoluutselt mitte selles rollis. Me pidime kõiki neile nagu selgitama, et see roll ei ole sinu jaoks, on ju. Et selle tööandja brändil võib olla, et sa pead ka hästi täpselt seda rolli nagu sõnastama, et sul ei tuleks siis tõesti need inimesed, kes ilmselgelt tegelikult ei ole sellesse rolli õiged. Ja võib-olla see nüüd puudutab sellist võib-olla meie nagu sises koostööd, et tõesti, et ma näiteks oma teise juhatuse liikme Piretiga me oleme nii pikalt koostööd teinud, et me nagu ei küsigi midagi üksteiselt, et me nagu usaldame pimesi, ehk siis, et näiteks Piret ütleb, et kuule, et kas sa saad tahaks, ühesõnaga Piret tuli üks päev minu juurde, ütles, et Kaire, et kuule, et äkki sina nüüd oleksid nagu see juhatuse esimees. Ma ütlesin, et ei. Ja Piret kordagi ei küsinud, miks ja mina kordagi ei selgitanud, miks. Ja see on nagu väga mõnus, on ju, aga siin on kindlasti mingid riskijuhtimise aspektid, mis jäävad nagu mingid sellised pimealad, mida siis ütleme selline nagu õige riskijuhtimine ei lubaks. Et me ei ole õnneks need riskid realiseerunud, aga kindlasti see varjukülg võib olla. Ja siis lõpetuseks selline väike sõnastus siis ka minu enda sulest, et see sotsiaalne kapital on selline nähtamatu niit, mis seob organisatsiooni inimestega, avab uksi, mida raha ja turundus üksi ei suuda avada. Nii et ma siin siis pean tõdema, et võib-olla ma abikaasaga siin oleme ikkagi eriarvamusel, et see rahaks tegemine ei ole nii lihtne. Meil on küsimusi kohe saalist. Mulle väga meeldis see, et sa tõid välja ka need headele külgedele ka need varjuküljed, sest tihtipeale sotsiaalsest kapitalist räägitakse ka ainult positiivses aspektis, aga seal on need omad varjuküljed ka, mille peale võib-olla nii ei mõelda. Sest kõik see võrgustika töö nõuab ju tohutult energiat ja aega. Ja mis ma võib-olla kommunikatsiooni inimesena veel lisan, on see, et tegelikult kui sul on seda sotsiaalset kapitali hästi palju ja inimeste usaldus on sinu vastu nagu väga kõrge, siis võib juhtuda ka see, et kui sa siis mingil põhjusel seda usaldust kuidagi alt vead, siis ka need tagajärjed on oluliselt suuremad, kui need oleksid inimese puhul, võib-olla see usalduse tase ei ole nii suur, eks ole, et selliseid näiteid on meil ühiskonnas päris palju. Ja ongi, et ongi see kontakti loomine üks, aga et kuidas sa seda kontakti ikkagi nagu edasi arendad ja hoiad ja kui palju sa üldse suudad hoida erinevaid kontakte, on ju. Et siin tuleb ka ikkagi olla realistlik, et siin on ka kindlasti sellised ekstravertsemad inimesed saavad paremini toime ja introvertsemad peavad oma energiat teadlikult juhtima, et ja nagu jah. On veel mõni
küsimus, saab kohe üks hetk anname mikrofoni ka, et siis jääb lindile ka ilusti küsimus. Kuna tegemist on sotsiaalse kapitaliga, et siis oleks kohane küsida nagu kapitalipõhiseid mõisteid, et kui kiirelt see kapital amortiseerub või kui suur on tema inflatsioon? Ja see on väga hea küsimus, millele mina muidugi vastata ei oska. Meie muidugi sotsiaalset kapitali ei mõõda. Ma saan aru, et selle mõõtmine ongi teadaolevalt üks väga keeruline töö. Aga ongi, et kui sul on konsultant, kes on 20 aastat teinud ja ta läheb ära, siis põhimõtteliselt isegi kui sul on see bränd ja metoodika, siis ütleme näiteks, mida ma võin nagu öelda. Meil on praegu Tiiu juhtivkonsultant, 60+ professionaal, teeb kõige paremat müügitulemust meil juba mitmendat aastat. Nüüd, kui Tiiu ära läheb ja siis meil tulevad uued konsultandid, võimekad, tublid, kõik, kuni nad jõuavad nagu kasumisse, läheb, ma ütlen, 3 aastat vähemalt. Et nii on. Et selle sotsiaalse kapitali pealt sa ikkagi, et sul tekib nagu see viljade koristuse aeg ikkagi seal, kui sa oled professionaalne, usaldusväärne, sisuline. See ongi, et mis, see fond, see, nagu see teen, et me ikkagi läheme nagu sisuga peale, me ei lähe, et nüüd me läheme seda võrgus, nüüd me läheme networkima, me ei ole nagu need, et nüüd me läheme networkima, me läheme nagu sisul õlg alla panema ja siis sealt tuleb see loomulik nagu sisuline koostöö. Aga see sotsiaalne kapitali ehitamine võtab aega.